see on nii nõme, et nagu kui sul laps ei ole ja sa räägid mõne emaga, siis ta ütleb sulle, et kui sa oma lapsed saad, küll sa siis sellest kõigest aru saad. Ja mõtlesin nagu, need kõik ütlevad niiviisi, aga reaalselt see ongi niiviisi. Nüüd olen mina see totakas, kes ütleb seda teistele. Tere hommikust! Ma lihtsalt tahtsin filmida nagu juba tegelikult hommikust saati kõike meie ärkamist ja tegemist ja olemist ja riidesse panekut ja kõike, aga nagu kõik, kes on emad, need teavad, et tee nagu natukenegi mingisuguseid plaane ja siis nagu elu mõtleb, et nagu, mida sulle nüüd näkku visata. Harald oli mul täna hommikul nii rahutu, et ma ei tea, nagu muidu ta on väga rahulik laps. Ma enam-vähem tegin endale mingisuguse näo pähe soengu jaoks obviously mul aega ei olnud ja ripsmetussi ma ka veel ei jõudnud panna. Ja, ei jõudnud jah. Hommik algas tegelikult mul üldsegi sellega, et ma ärkasin ülesse ja võtsin pesumasinast välja ja tegin elamise enam-vähem viisakaks, sellepärast et täpselt nagu praegu kõik sahtlid käivad lahti, kõik mis natukenegi lahti tuleb. Kõik asjad on põranda peal ja siis on nagu hommikud hästi ilusad. Ja nüüd ma hakkangi tegema tegelikult putru hommikuks. Ma praegu täna vist teen riisiputru. Täiesti tavaline, ei midagi erilist. Keegi võiks teha sellest nagu mingi fashion statemendi, et sul on nagu mingid plekid kuskil õla peal või kuskil. Ma oleks nagu väga in. Harald jääb vist ilmselt magama, kell on 11. Ma loodan, et ta jääb. Ma üritan praegu vastata nii paljudele meilidele ära, kui ma jõuan. Ja joon oma kohvi, mille ma reaalselt tegin endale hommikul kell 8:50. Ja ma lihtsalt unustasin ära selle kogu selle triangli keskel ja nüüd ma lasin selle jälle mikrokas soojaks. Ma tean, et see on rõve. Aga ühesõnaga ma mõtlesin, et võib-olla siis sellel hetkel, kui ta nagu nüüd magama jääb või magab, et ma räägiksin mõnest asjast, mis nagu minu jaoks emaks olemisega muutus. Mul ei ole väga palju sõbrannasid, kellel oleks veel lapsed. Nüüd järjest küll hakkavad ka teised järgi jõudma, aga mul on Harald juba praktiliselt 1,5. Ja tegelikult ma tunnen räiget puudust sellest, et sest ma olen tähele pannud, et nüüd need inimesed, kes on minu vanused või isegi kes ei ole minu vanused, aga kellel on sama mõned lapsed, see automaatne klikk on nagu nii, see on nagu täiesti teine level, et selles mõttes, kui sa üritad seletada kellelegi, kellel ei ole last, midagi, mis on sellega seotud, siis see on nagu, you know what I mean? You know what I mean? Selle hetkeni, kuni mul ei olnud veel emadest sõbrannasid või tuttavaid, siis mulle tundus, et ma nagu jään kõigest ilma. Sellepärast, et mu sõbrannad ju endiselt käivad väljas ja kutsusid mindki. Ma ei saa minna. Nagu ma isegi nagu ei tundnud ennast halvasti sellepärast, et ma ei saanud minna, aga lihtsalt see pidev reklaam, et nad midagi teevad. Ja ma olen alati selline inimene, et ma tahan olla täiesti nagu sündmuste keskel, et teised nagu teevad ja käivad ja on ja lähevad ja ma olen nagu siin. Ma väga ootan mu kallid sõbrannad, et te lapsed saaksite ja mind enam ei kutsuks igale poole ühistele üritustele. Love you! Siis üks asi, mis meie householdis nagu täiesti igapäevaseks ja tavaliseks sai, on guugeldamine. Reaalselt lihtsalt, kui Harald oli nagu veel imik ja sa teed esimest vannitamist ja sa esimest korda, ma ei tea, pead arstile minema ja sa pead, ma ei tea, turvatooli autosse kinnitama. Ma mäletan lihtsalt seda, et ma helistasin oma emale mitu korda päevas ja küsisin erinevaid asju nagu, mida ma talle süüan, kui palju ma talle süüan, kuidas ma seda peaksin tegema, mismoodi ma seda peaksin arvutama, blablabla. Kõik sellised asjad, sest me ju õpime käigu pealt, nagu seda manuaali ei ole olemas, ei tule lapsega kaasa kahjuks. Et see on nagu kõlab hästi, et lapsed on nagu katsejänesed, et nagu proovime järgi ja siis vaatame teisega, järgmisega oleme targemad. Kui Eerik on kodus ja ma saan Harald jätta temaga ja ma saan näiteks rahulikult, ma jõuan pesemas käia niiviisi, et ma jõuan, ma ei tea, palsamit ja kui ma jõuan maski juustesse panna. See on nagu halleluuja päev. Sa õpid hindama siukseid asju, sa õpid hindama seda poolt tundi, mis sul on. Mõnikord on nagu see, et sa pead laskma päev otsa 5-tunnise une peal.
ma nagu öisel ajal ärkan väga kergesti või nagu mind ei häiri see öine ärkamine. Harald endiselt saab kohe 12 ja ta ärkab mul öö jooksul 3 korda nagu miinimum. Aga hommikud on sellised, et ma ei saa ennast käima ja sellepärast ma olen õppinud nagu enne Haraldit ärkama. Ma ärkan hommikul hästi krampilt ülesse. Eerik teab seda. Ma olen nagu terve hommiku, ma võin nagu kütta puid lihtsalt nii, et vähe pole. Sellepärast, et ma ei ole saanud rahulikult üles ärgata. See vaikuse aeg lihtsalt, et nagu Eerik magab, Harald magab, Malju magab kuskil, ei ole nagu mitte kedagi. Ma saan rahulikult istuda, süüa hommikust, juua kohvi. Okei, tänane välja arvatud. Täna me lihtsalt põõnesime mõlemad nii viimase hetkeni, kui vähegi võimalik oli. Ja siis oli ka nagu Harald nii rahutu, sest tegelikult oligi rahutu ka juba öösel. Et selles mõttes võib-olla oli lihtsalt see, et eilne päev oli hästi selline, ma ei tea, mis mõjus talle kuidagi niiviisi. Meie peres on see, et ma mõistan seda, et isa on ka lapsevanem. Et ei ole ainult ema. Miks mees peaks aitama sul kodus koristada? Sa elad siin koos minuga. Me elame siin koos. Miks ta peaks olema osa lapse hoidmisest nii heas kui nagu ka halvas, sest et sa oled tema isa. Ma ei lähe arstile üksinda, kui on võimalus minna koos. Nagu ma ei lähe Haraldiga ujuma üksi, kui mul on võimalik minna koos. Täna me veel ilmselt, ma arvan, olemegi lihtsalt täiesti teeme oma tavalisi toimetusi. Ma lähen vaatan korraks nüüd, kas ta tundub, et ta ikkagi jääb magama. Maru vaikus on. Või siis ta tegeleb millegagi, millega ei tohiks tegeleda. Ma olen igaks juhuks vaatan. Ja ma kuulen, et keegi teeb seal häält. Kas see on meie väike Junsu, kes ärkab üles? Mis sa teed? Tule Topale, tule! Me siin vahepeal tegime väikse lõuna. Haraldile väga maitseb kirstomat ja hapukoor. Nii et siin on lihtsalt munanuudlid, kanahakk-liha, kirstomatite ja hapukoorega. Ei midagi fancy't, hästi lihtne toit, enam-vähem sellise koguse ta ära sööb ka praegu, sest ta on unestunud ja suht näljane. Vaatame multikaid. Harald, mämm. Ma üritan ise ka midagi süüa pärast seda, kui ma Haraldile ära olen andnud. Ja siis lähme õue. Asjad, millega veel Haraldile megalt mängida meeldib, on makaronid purgis. Väga glamuurne, eks ole. Harald, vaata siia. Ma sain just asju magama. Kell on
Siin ei näitagi kella, ma kohe vaatan. Kell on hakkab 10 saama. Homme hommikul ma pean mega vara minema ära, sest ma pean homme erandkorras käima koolis, ehk siis ma pean siit minema umbes kella 6 bussi peale, et kell 9 Tallinnasse kooli jõuda. Aga sellega Haraldi päev lõpeb. Viska mulle please pöial, kui sulle meeldis mu video, kui ma võiks teha veel midagi sellist või sarnast, sest et ma võin lubada, et mu kanal ei hakka olema nagu puhtalt meigi või nagu ilu related asjad, sellepärast et minu elu koosneb nii paljust rohkemast ja ma tahan, et see kanal oleks kõigest sellest, mis mulle on kallis ja armas ja neid asju on rohkem kui 1 või 2. Aga nüüd ma ilmselt jään Eerikut ootama, vaatan, ma ei tea, mingit Big Bang Theory't mingi vähemalt 12 osa ära ja siis lähen ka magama, ma pean veel pileti ära ostma homme. Kas te saate aru, kui viimase minuti inimene ma olen või? Ma nagu homme hommikul pean bussi peale minema ja ma arvan, et nagu õhtul kell 10 on nagu täpselt õige aeg, et hakata mõtlema selle peale, et ma pean nagu hommikul ära minema, on ju absoluutselt, eks ole, geniaalne küll. Aga igatahes head tööd teile ja näeme varsti. Tšau!